Vundament on nüüd valmis ja saame hakata strateegiat kujundama. Selles videos vaatame, millistest komponentidest strateegia koosneb. Järgmistes videotes käsitleme neid komponente põhjalikumalt. Kõige olulisemad on tooted ja kliendid, kes neid tooteid vajavad. Enne, kui midagi valmistama hakkad, pead veenduma, et kliendid reaalselt eksisteerivad ja et nad on valmis toote saamise nimel loobuma oma vaevaga teenitud rahast. Seejärel uurid, kes selle raha sinu eest ära võivad võtta. Nendeks on konkurendid, aga ka asenduskaupade pakkujad. Seega sa vajad konkurentsieelist. Lõpuks jääb veel küsimus, kas neid, kes toodet osta soovivad ja kelle jaoks konkurentsieelis on oluline, on piisavalt. Pärast seda saad koostada müügiprognoosi. Seejärel mõtle, kuidas nad sinu pakkumisest teada saavad. Veelgi enam, mida tuleks teha, et nende kogemus sinu tootest oleks sedavõrd suurepärane, et nad jäävadki sulle lojaalseteks ja ostavad veel ja veel ja veel, räägivad oma suurepärasest kogemusest sõpradele ja kiidavad sinu toodet sotsiaalmeedias. Tuleb planeerida turunduse ja kliendisuhte hoidmise strateegia. Alles siis, kui oled veendunud, et turg on olemas, see on piisavalt suur ja maksujõuline ning konkurentsieelis on klientidele oluline, mõtle, kuidas toode valmis saab. Tõenäoliselt vajad materiaalset vara, immateriaalset vara ja töötajaid, rääkimata rahast. Sa planeerid toote valmimise protsessi ehk põhiprotsessi. Sa vajad ka koostööpartnereid, kelleks võivad olla teised veebilehed, kauplused, hulgimüüjad, reklaamiagentuurid ja mitmed teised ettevõtted, kes sinu ärile võivad kaasa aidata. Vajalikud rahalised ressursid, kulud ja tulud. Nende plokkide põhjal saab koostada finantsprognoosid ja otsustada investeeringu tasuvuse üle. Lõpuks analüüsid veel riske. Loomulikult jääb pärast kõiki neid analüüse ikka võimalus, et tegelikult läheb hoopis teisiti. Kuid sa oled andnud endast parima, et langetada ratsionaalne otsus ettevõtlusega alustamise poolt või vastu. Soovitan sul selle video kõrvale võtta veel ühe raamatu, milleks on ärimudeli generatsioon. Kõik, millest nendes videotes edaspidi räägime, on ärimudeliga kooskõlas ja annab sellesse sisendi. Ärimudel ongi tegelikult äriplaani visuaalne ülevaade, mis aitab sul strateegia elemente korraga ühel lehel hoomata. Järgmises videos uurime lähemalt sinu toodet või teenust ja mõtiskleme selle üle, mida kliendid tegelikult ostavad. Kohtumiseni järgmises videos.